Hei sina, kaasaegne naine, ambitsioonikas ekspert. Kui sa tead, et sa oled oma valdkonnas hea, aga sul pole veel seda klienti, kes sinu teadmiste eest maksab 1000 eurot. Ja sa ei taha kõlada müügilikult või pealetükkivana, siis see tänane live ongi sulle. Ja ma räägin sulle tänase laivi ajal ausalt, et miks enamik eksperte jääb peitu ja ei tule välja. Sest enamik meist, kes me oleme väga targad, arukad eksperdid, me asume siin. Et me oleme veidi peidus, sest keegi ei tea, et sa eksisteerid. Meil toimub pidevalt selline lõputu ülemõtlemine, mis tähendab seda, et sa pole kunagi valmis. Sinu pakkumine ei ole valmis, see, mis sa tegema hakkad, ei ole valmis. Sa lihtsalt mõtled, lihvid, otsid seda perfektsionismi ja sellega kaasneb lihtsalt seda, et sa ei astugi neid esimesi ega järgmisi samme. Muudkui ootad seda enesekindlust. Või siis tõesti sa oled peidus, et sa oled hea, väga hea oled. Aga mitte keegi ei tea seda. Ja sa võid olla maailma tippspetsialist, ekspert. Aga kui mitte keegi ei tea, et sa eksisteerid, siis lihtsalt sinu pangakonto jääb tühjaks. Või sul isegi natukene on juba olemas selline mõte, soov, visioon, et sa tahad tulla oma ekspertäriga turule, aga sul on hirm selle müügi ees, selle sõna müük, et sa ei taha tunduda inimestele liiga pealetükkiv või liiga selline, ma ei tea, Ameerika filmidest nähtav tüüp, kes paneb jala ukse vahele ja laske mind sisse, et vääname käsi, pane allkiri siia, et ja sinu peas on võib-olla selline müügimehe kujutis ja sa ei taha olla see, sest see ei lähe kokku sinu identiteedi ja olemusega. Ja siis see on see lõputu ülemõtlemine, hall hiirekene, peidus olemine ja julguse puudumine teha tegelikult see müügipakkumine ja leida see oma esimene 1000 eurot makstev klient. Aga ma ütlen sulle ühe tõe. See sinu 1000 eurot maksev klient ei tule enesekindlusest. See sinu esimene klient, kes maksab sulle 1000 eurot, tuleb ikkagi tegutsemisest. Kui sul on olemas 3 asja, siis jõuab sinuni ka see 1000 eurot maksev klient. Ja need 3 asja, mis sul olemas peavad olema, on see, et sul on olemas selge 1000 eurone pakkumine. Sa oled piisavalt nähtav ja see sinu nähtavus viib ka nendele müügivestlusteni. Ja sa oled piisavalt enesekindlal, et ka müüa, päriselt müüa. Sest kui me võtame inglisekeelne sõna salesman, siis see on amet. See on oskus, mida saab õppida, ameteid saab õppida ja saab õppida seda, kuidas seda teha enesekindlalt. Aga kui sinu pakkumine, mis sa oma kliendile tahad pakkuda, on väga segane, siis ma ütlen ausalt, sa ei müügi seda.
kui sa ei tule nähtavale selle oma ekspertteadmise ja oskusega, siis ei tule sul ka neid müüke. Ja kui sa ei küsi, siis ei tule ka seda klienti. aastal 2023 ja 2024 töötasin ma mentoriga ja lansseerisin kogu aeg selliseid vanemlusteemalisi kursusi. Lansseerimine on siis see, et sa teed suure kampaania ja teed mingi tasuta ürituse, kuhu sa kutsud hästi palju inimesi, kes tulevad siis kohale selleks, et sa saaksid neile siis teha pakkumise ja siis sa saadad neile hästi palju müügikirju ja siis uksed sulguvad ja siis me nimetame seda lansseerimiseks, kursuste või pakkumiste lansseerimiseks, et on mingi tsükkel. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas ma olin nagu selles tsüklis, et mis on järgmine kursus, mis on järgmine teema, millal ma midagi jälle lansseerin. Ja see käis hästi palju veidi sellise motivatsiooni pealt, et kuna mul on mingi tunnetahe, et ma võiks nüüd jälle midagi lansseerida, kuidas minu energiatase oli, et kuidas minu eelmine lansseerimine oli läinud, kui palju mul kliente oli, kuidas ma neid kursusi deliverdama pidin, sõnaga hästi palju sellist motivatsiooni ja energia ajal tegutsemisest. Ja iga see lansseerimine kõigutas ka seda minu eneseusku, et kas ma nüüd teen mingi 97 eurose pakkumise või minu kõige kallim tol hetkel oli 367 äkki. Ja kuidas neid inimesi saada nendele tasuta üritustele. Ma pidin olema reklaami ekspert, metareklaamide ekspert. Iga kord ma pidin arvestama, et ma planeeriks, et tulu oleks siin mitu tuhat, et kui palju ma olen valmis panema reklaamidesse. Tavaliselt see valjusolek peab olema 10-15% sellest eeldatavast tulust ja tegelikult seal pole õrna aimugi, kas sa selle märgi täidad või mitte. See oli siis minu igapäevane elu. Ja mitte mingisugust ennustatavust ei olnud selle juures. Et kui ma tulen mingi kursusega turule, lansseerin seda, et kas keegi ostab seda või mitte. Et kas ma saan sinna 3 klienti või üle 20 kliendi, kas ma maksan peale ja selline tohutu selline, ma ei saanud mitte midagi ette ennustada. Ja ausalt öeldes see võib-olla oli ka üks põhjus, mis viis sellise läbipõlemiseni ja ülekaaluni ka sellepärast, et kogu see stress, ärevus, kõik sellest, mis tuleb sellest, et asjad ei ole nagu otseselt minu kontrolli alt. Ma võin tahta nii väga ühte kursust müüa ja seda teha hästi, aga mingid asjad ei olnud alati minu kontrolli all. Ja ma tundsin, et ma lihtsalt olengi ju alustav ettevõtja ja kui ma tahan teha veebis mingit äri, siis niimoodi lansseerides, see on ainuke viis teha äri. Lihtsalt müües kursusi ja neid aeg-ajalt lansseerides. Ja see ongi nii, et ma peangi oma tahtenõu või mingi plaani järgi tegema ja nii ongi. Siin ei ole ennustatavust. Ma olin üsna noor ja roheline ja mul olid üsna silmaklapid peas. Silmaklapid peas on tegelikult mõnes mõttes hea, aga ma ei näinud teisi võimalusi. Ma ei teadnud, et on olemas midagi teist. Ja ma tõesti olin veidi nagu depressioonis. Mõtlesin, et okei, üks minu launch tõi siis 5000 eurot. No järgmised peavad ju ka samasugused olema. Et see peab ju töötama, ma pean selle tööle saama. Kus on need 10 000 eurosed kuud? Ja nii palju ju räägiti sellest, et kursused on see koht, kuidas minna ja teha asju, et sa ei taha müüa ju oma aega
et kui sa peaksid inimestega kuidagi teistmoodi kui kursustega tegutsema, siis sa ju müüd oma aega ja see on nii halb ja paha, sest see ei anna sulle seda finantsvabadust ja ajalist vabadust, milleks sa üldse ettevõtjaks hakkasid. See oli see, kus mina olin 2 aastat. Aga endiselt, hoolimata kõigist nendest lansseerimistest ja motivatsiooni ja tahtejõu najal pushimisest, mu ettevõtte pangakonto oli ikkagi tühi ju. Ja ma sain aru, et on aeg vaadata lihtsalt peeglisse. Et süüdi pole see minu mentor või see metoodika. Selle vastutuse, missugused on minu ettevõtlustulemused, saan võtta ainult mina ise. Ja kui ma tunnen, et mulle ei meeldi selline kursuste lansseerimine sellisel kujul, selline töö, selline ettearvamatus, siis on ainult otsuse koht, et midagi muuta. Ja võib-olla ka see koht oli, et 2 aastat tehes neid veebikursusi sellisel kujul, ma tegelikult ei omanud õrna aimugi, et kas keegi neid vaatas, kas keegi sai kasu, kas kellegi elu läks paremaks, sest me ju ettevõtjana tahame ka kellegi elu paremaks muuta, mingit sisu anda, mingit transformatsiooni luua. Ja siis ma tegin otsuse, et ma lõpetan niimoodi suurte grupikursuste müümise ja nende väljamõtlemise. Ja keskendun sellele, et ma pakun kvaliteeti. Ja päris muutust inimestele. Ja ma hakkasin tegema 1-1 töötamise pakkumisi. Ja ma mäletan nii selgelt, et kas see oli seal jõulude ajal 24-25 veebruar 2024 siis, kus ma tegin oma esimese postituse, et ma tulen nüüd välja coach'ina, mitte lihtsalt vanemlusteemalise koolitajana. Ja ma mäletan seda tunnet, see võttis mul 6 aega. Ma just enne seda kõnet läksin ja kontrollisin Stripe'i sissetulekuid 25. jaanuarini, kui mul oli esimene klient, kes tegi mulle ülekande 997 eurot. 6 aega. Puhtalt otsusest, et ma muudan midagi ja hakkan teistmoodi tegema. Ja see 997 eurot ei olnud nagu asi selles rahasummas. See oli selles inimeses, kelleks ma sain, kellena ma ennast nägin. Ja see mu esimene klient, me läksime koos teekonnale. See oli 12 nädalat, 1-1 coachingut. Ja ma nägin transformatsiooni, muutust temas. Ja kui ma tuletan mul veel ütlema, et see grupikoolitus versus see, siis ilmselgelt oli mul seda sel hetkel vaja, et natukene rohkem endasse uskuda. Ja sellest inspireerituna ja sellest enda teekonnast, kuidas sa läbi põlenud kursuste lansseerijast ja neid 1000 euroseid pakkumisi võib ka kursustena teha, eks ju, aga kuskilt peab alustama. Aga kogu sellest teekonnast on siis kokku tulnud selline programm nimega Tasuv ekspert 90. See on 90-päevane teekond, mis aitab sul jõuda selle esimese 1000 eurose kliendini.
see programm, seal on kohti 10 inimesele ja see programm stardib 10. märtsil. Kui see on midagi, mis sind kõnetas, siis saada mulle sõnum, kirjuta mulle 1000 ja vestleme edasi. Tšau!